Nii, tere siis veel kord. Olete jõudnud webinarile andmeanalüütiku roll ettevõttes. Mina olen Virve, olen siis ise töötanud andmeanalüütikuna viimased 9 aastat ja kui minu taustast natukene rääkida, siis alustasin kunagi kliendi ja töötajate rahulolu uuringutega, siis liikusin Bigbanki äriteabe analüütikuks, siis edasi Pipedrive'i tooteanalüütikuks ja sealt ProExperti äriteabe analüütikuks. Ja täna siis toimetan Vali andmetarkuskoolitusprogrammi väljatöötamisega BCS koolituses. Ja tänane webinar võiks meil kesta umbes tund aega ja selle tunni aja jooksul saate ka küsimusi chatti esitada, et kui teil mingi küsimus üles tekib, siis pange kohe küsimus chatti kirja ja proovime siis kõigile kas webinari jooksul vastata või siis hiljem. Ja kui rääkida tänase webinari teemadest, siis kõigepealt vaatame, mis on siis üldse andmeanalüütiku tööülesanded, siis vaatame sellist tavalist tööpäeva, kuigi kohe ütlen ette, et andmeanalüütiku rollis selliseid tavalisi tööpäevi on vähe, et kõik on nagu sellised isesugused, aga annan siis ülevaate erinevatest ülesannetest, mida siis ühe tööpäeva jooksul andmeanalüütik võib täita. Siis vaatame ühte näidisanalüüsi ja analüütika protsessi. Siis vaatame andmeanalüütiku kompetentsidele ehk oskustele otsa ja lõpuks siis räägime ka koolitusprogrammist Vali andmetarkus. Ja kui alustada siis kohe sellega, et mis on andmeanalüütiku tööülesanded, siis olen lähtunud siin Kutsekoja andmeanalüütiku kompetentsiprofiilist, mis sai paar aastat tagasi koostatud, mille koostamise juures siis olin ka ise ja olid mitmed siis tööandjad Eestist. Ja siit siis tuleb välja, et andmeanalüütiku tööülesannete hulka kuulub palju erinevaid ülesandeid, et ei ole ainult andmeanalüüs, vaid tegelikult me alati alustame siis küsimusest või uurimisprobleemi püstitamisest. Ja siin on hästi oluline siis koostöö ettevõtte ja teiste inimestega, ehk siis mina nimetan seda äripooleks, ehk siis võib-olla turundusest või HR-ist või müügist inimene, kellel siis on mingid küsimused ja kõigepealt siis aitamegi need küsimused täpsustada ja viia nad kujule, et nad oleks siis andmete teel vastatavad. Ja kui küsimused on olemas, siis hakkame hindama seda, kas meil on ka andmed olemas, et neile vastata. Et ettevõtetes tekib tänapäeval väga palju andmeid, aga selleks, et siis äriküsimustele vastata, peame me vaatama, et kas need andmed on olemas, kas nad tulevad õigeaegselt sisse, kas nad on kvaliteetsed, et siis järgmise sammuna siis andmeanalüütik hindabki ära selle, kas meil on olemas siis andmed, mida on vaja küsimustele vastamiseks. Ja kui oleme ära hinnanud selle, et millised andmed meil olemas on ja millised puudu on, siis saame juba minna reaalsete andmete hankimise ja ettevalmistamise juurde. Siin siis näiteks teeme päringut raamatupidamissüsteemi või HR-süsteemi või siis hangime ka andmeid näiteks küsitluste teel, näiteks töötajate rahulolu küsimustiku puhul. Ja ettevalmistamise all siis peame seda silmas, et me vaatame üle siis andmete kvaliteedi, et näiteks kui on andmed inimeste kohta, et siis oleksid alati eesnimi ja perekonnanimi kas siis eraldi tulpades või samas tulbas, või kui näiteks on inimeste aadresside kohta andmed, et siis maakonna andmed oleksid ühtemoodi, et ei oleks Viljandimaa ja Viljandi maakond, vaid oleks siis lõpuks ühtemoodi näiteks Viljandimaa kõik andmed pandud, et siis me saame hakata neid päriselt analüüsima. Ja andmekvaliteedi tagamise puhul me vaatame siis üle, et kõik andmed oleksid korrektsed, et kõigi inimeste kohta, kelle kohta me tahame andmeid saada, et need oleksid olemas ja et need vastaksid ka tegelikkusele. Siin on siis ka oluline andmekaitse pool, ehk siis see, et milliseid andmeid me üldse tohime koguda, et vaatame selle üle ja siis, kui andmed on hangitud ja me oleme kindlad, et need on kvaliteetsed, siis me saame minna andmete analüüsimise juurde. Ja siin me tavaliselt alustame siis sellisest kirjeldavast analüüsist või eksploratiivsest analüüsist, kus me siis vaatame, kuidas andmed üldse välja näevad, millised on sagedusjaotused, kuidas on ajas andmed muutunud ja loome ka näiteks keskmised ja vaatame mediaane ja kõike muud sellist. Ja kui me kirjeldava statistika oleme ära teinud, siis me saame minna järeldava statistika juurde, ehk siis näiteks võrdlusanalüüsid, et kas mõnel grupil on rahulolu kõrgem kui teisel või siis ka näiteks müügiprognoosid.
ja kui me oleme andmed ära analüüsinud, siis me saame minna tagasi äripoole juurde ja vaadata, mis siis nende andmete põhjal tegelikult järeldada saab ja mis otsuseid vastu võtta. Ja kui me liigumegi nüüd edasi näidete juurde, et milliseid äriprobleeme ja otsuseid me saame lahendada, siis olen siin mõned välja toonud. Näiteks siis saab andmete abil vaadata, et milliseid tooteid ja millal siis kauplusest otsa saavad ja selle alusel siis tooteid juurde tellida. Siis pangad vaatavad näiteks teie krediitkaardi tehinguid ja kui nad näevad, et seal on mingi ootamatu või normist kõrvale kalduv tehing, siis nad võtavad teiega ühendust selles osas, et ära hoida krediitkaardi pettuseid. Siis ka näiteks väikesed kohvikud saavad andmeanalüüsi kasutada, et vaadata, millal neil on rohkem kliente ja selle abil siis töötajate arvu graafikus otsustada. Siis näiteks müügiettevõtetes on oluline näha, et kui suured on kliendihalduri kaupa müügid ja siis sealt pealt kliendihaldurite tulemustasusid arvutada. Ja näiteks turunduses siis vaadata, et oleme teinud erinevates turunduskanalites nüüd turundustegevusi, et kui palju kliente siis igast turunduskanalist on tulnud ja kui palju siis selle turunduskanali efektiivsus on või kui palju ta siis uut müügitulu toob ja selle põhjal saab siis edaspidi turunduskanalite eelarvet planeerida. Ja kõigile neile küsimustele ja ka paljudele teistele küsimustele vastamiseks ongi siis oluline, et andmed oleksid kvaliteetsed, kättesaadavad ja korrektselt analüüsitud. Ja kui minna siis selle juurde, et milline võib üks tavaline andmeanalüütiku tööpäev välja näha, siis olen siin toonud ühe näite enda argipäevast. Kõigepealt siis tavaliselt hommikut me alustasime koosolekuga tiimiga, mida nimetatakse ka stand-upideks, kus me siis igaüks anname lühikese ülevaate eile tehtust ja siis tänastest plaanidest. Ja sellise koosoleku eesmärk on siis omavahel paika panna, et millised on kõige prioriteetsemad tegevused ja kuidas siis koostöös kõige paremini jõuda tulemusteni. Ja tavaliselt siis andmeanalüütikule lisaks kuuluvad tiimi andmeinsenerid, kes siis hoolitsevad selle eest, et andmed ühest süsteemist teise edukalt liiguksid ning siis tooteomanik või projektijuht, kes siis kõige rohkem hoolitseb selle eest, et asjad siis õigel ajal saaksid valmis. Kui hommikune kohtumine tiimiga on tehtud, siis saab minna erinevate andmeanalüütiku ülesannete juurde. Näiteks siis esimesena olen toonud siin siis nõuete analüüsi kohtumise uue raporti jaoks, kus siis tulebki äripoolelt sisend, et me tahaksime midagi uut näha. Näiteks ütleme, et HR tahab näha, kuidas töötajate rahulolu küsimustiku tulemused on. Siis teeme kohtumise personaliosakonna esindajaga ja räägime läbi, et mida nad täpselt seal raportis näha tahaksid. Ja enamasti siis teeme ka sellise nii-öelda mock-up'i ehk siis väikese disaini juba ette ära, et milline see raport välja võiks näha. Siis, kui on aru saada, et milliseid andmeid on raportisse vaja, siis tihti neid andmeid veel andmelaos ei ole, ehk siis on ka andmeanalüütiku ülesanne ära kirjeldada andmelao arendus. See siis lihtsamalt öeldes tähendab seda, et me kirjeldame ära tabeli ja tabelisse siis tulbad ja nende sisu ja formaat ning kust need andmed tulevad ja kui tihti need peavad uuenema ja samuti, kellel siis on õigus andmetele ligi pääseda, et me andmekaitse tingimustega oleksime kooskõlas. Ja ütleme, et kirjeldame selle uue andmelao arenduse ära, siis kui andmelao arendus on tehtud, siis ka andmelao arenduse testimine on andmeanalüütiku ülesanne, ehk siis vaadata, et kõik arendus on tehtud niimoodi, nagu ta algselt sai kirjeldatud. Siin siis tavaliselt me räägime SQL andmebaasidest ja SQL päringutest, mille abil me saame siis andmelao arendusi testida, ehk siis näiteks vaadata, et kui meil on näiteks see töötajate rahulolu küsimustik, siis saame vaadata, et oleksid siis, kui on küsimus olnud 1-5, et siis ka andmelattu on jõudnud ilusti 1-5 ainult tulemused, et ei ole seal mingeid ootamatuid numbreid juurde tulnud. Ja niimoodi siis andmeinseneriga koos põrgatame, et kas kõik andmelao arendused on õigesti tehtud. Kui midagi on valesti läinud, siis põrgatame andmeinsenerile tagasi, ta saab parandused teha ja siis saab uuesti arendust testida, kuni siis lõpuks meil on õiged ja õigeaegsed andmed andmelaos olemas. Ja kui andmelattu on andmed jõudnud, siis me saame hakata kasutama mõnda raporteerimistööriista, näiteks siin Power BI'd või Tableau'd,
ja saame seal siis andmemudeli luua, ehk siis tuua sisse need erinevad tabelid, mis andmelaos olemas on ja nende vahele siis ka relationship'id ehk siis suhted luua. Ja kui andmemudel on loodud, siis saame minna raporti loomise juurde, ehk siis seesama, mis me siin nõuete analüüsis kirja panime, sedasama siis hakkame looma päriselt. Ja siis raporti loomise juures mina ka tavaliselt põrgatan paar korda äripoolega juba siis, kui raport ei ole veel täitsa valmis, aga põrgatan, et kas on juba enam-vähem selline, nagu te soovisite. Ja siis vastavalt sellele teen siis raportis täiendusi. Siis vahepeal võib tulla erinevaid muid teemasid, näiteks võib tulla täitsa uus kasutaja, kes ei ole raporteid üldse varem kasutanud, et siis tuleb teda juhendada. Või väga tihti juhtub ka seda, et raportis on mingid andmed kuidagi valeks läinud, et siis tuleb seda uurida, miks nad valed on. Et siis vahepeal siin ei ole nii ilus, et saab ainult raporteid luua, vaid peab siis vahepeal hüppama ka erinevate teemade vahel, et selles suhtes andmeanalüütikule on ka väga oluline oskus prioriteete seada ja siis oskus erinevate ülesannete vahel liikuda. Ja lõpuks, kui raport on valmis, siis me teeme sellise asja nagu raporti demo kasutajatele, kus me siis näitame, et kuidas seda raportit täpselt kasutada, mida siit järeldada saab. Olenevalt siis analüüsist on kas siis selline raport, mida uuendatakse igapäevaselt ja mille siis tulemusi jälgivad lõppkasutajad, või võib siis ka olla selline terviklikum andmeanalüüs, kus me juba siis näitame mingeid järeldusi. Näiteks seesama, mis ma enne tõin näite selle turunduseelarve kohta, et seal me saame siis tuua ka konkreetseid järeldusi, et millistesse turunduskanalitesse siis andmete põhjal kõige mõistlikum oleks rohkem investeerida. Ja kindlasti on veel ülesandeid, mida ma siin ei ole välja toonud, aga enamik siis tööst, mida andmeanalüütik teeb, ma ütleks, et on umbes pooleks siis sellist iseseisvat tööd ja pooleks sellist koostööd siis teiste inimestega ja nii esitlemist kui ka siis lihtsalt koosolekuid, kus siis nõuete analüüsi näiteks läbi viia. Ja kui me räägime andmeanalüütikast, siis on palju võimalusi, kuidas seda lahti mõtestada. Üks viis, kuidas mulle meeldib andmeanalüütika protsessi lahti mõtestada, on siis PBTAC mudel ehk siis selline 5-sammuline mudel, kus me alustame probleemist ehk siis küsimusest, millele me tahame vastust leida. Siis me liigume plaani juurde ehk siis selle juurde, kuidas me siis sellele küsimusele vastust leiame. Siin on siis, et mis andmeid me kogume, kuidas me neid kogume, mis on meil seaduslik alus nende andmete kogumiseks ja töötlemiseks, kui tihti me andmeid uuendame ja kellele me siis lõpuks seda raportit jagame. Ja kui see plaan on tehtud, siis saab juba minna reaalselt andmestiku kogumise ja loomise juurde. Ja andmestiku juures siis me ka lüüme läbi andmekvaliteedi kontrollid, et andmed oleksid siis täielikud ja korrektsed. Ja kui me oleme kindlad, et andmestik on õige ja andmestik on puhastatud, siis me saame minna andmeanalüüsi juurde. Ja siin, nagu ma juba mainisin korra, et siin me siis tavaliselt räägime kirjeldavast ja järeldavast analüüsist, et alustame tavaliselt kirjeldava statistikaga ja siis liigume järeldava statistika juurde. Ja kui analüüs on edukalt läbi viidud, siis saame juba kohtuda uuesti inimestega, kes küsimuse püstitasid ja nendega siis rääkida läbi, et mis on see järeldus andmete põhjal ja milliseid otsuseid siit edasi saaks teha. Ja väga tihti siis tegelikult see protsess ei ole niimoodi ilus ring, vaid võib siis ka liikuda ühest sammust teise tagasi. Näiteks meil võib analüüsi käigus välja tulla, et meil on ikkagi mingeid andmeid veel vaja, et siis me lähme tagasi plaani juurde ja planeerime, kuidas me need andmed saame. Siis liigume uuesti andmete puhastamise juurde ja siis uuesti analüüsi ja järelduste tegemise juurde. Ja väga tihti ka siis, kui me teeme järeldusi või esitlust andmete kohta, siis me räägime äripoolega ja äripoolel tulevad siis uued küsimused, millele nad ka vastust sooviksid saada, millele nad veel ei saanud tol hetkel vastust ja siis tegelikult hakkab see ring uuesti pihta. Ja kui minna nüüd ühe konkreetse näite juurde, siis olen võtnud sellise pigem kerge näite, et räägime siis sellest, et kuidas siis kliendihaldurite müügid edenevad võrreldes eelarvega, et ütleme, et meil on siis seatud ettevõtte poolt igale kliendihaldurile nende enda eesmärk
ja siis kliendihaldurid ja müügitiim üldiselt nüüd soovivad jälgida, kuidas nad sellele eelarvele järele on jõudnud. Ja siis plaanimegi, kust me andmed saame. Sellel puhul meil siis müügiandmed tuleksid raamatupidamissüsteemist ja eelarveandmed eraldi eelarvefailist. Siis me otsustame, kui tihti me tahame seda infot näha ja praegusel juhul me tahame siis tegelikult pidevat ülevaadet müükidest. Pidev siin praegusel juhul tähendab, et näiteks korra päevas siis andmed uuenevad või siis kui tahetakse tihedamini, saab tegelikult ka näiteks korra tunnis andmed uuenema panna. Et see siis oleneb kokkuleppest kliendihaldurite ja müügitiimiga, et kui tihti nad tahavad oma andmete uuendamist näha. Mina kõige sagedasemini olen näinud, et seda tehakse siis korra päevas, hommikul uuendatakse andmed süsteemist ära ja kui inimesed hommikul tööle tulevad, siis nad näevad ilusti, et millised nende eilse seisuga tehtud müügid olid. Ja siis, kui rääkida näiteks andmekaitsest ja õigustest, siis tihti antakse õigused müügitiimi kaupa, et teised müügitiimid mõnikord ei või näha või näiteks kui on mitu riiki, siis näevad nagu ainult oma riigi andmeid, et siis sellise õiguse saab ka seadistada raporti loomisel. Ja kui plaan on paigas, siis me saame minna reaalselt andmestiku kogumise juurde, kus me siis kõigepealt liigutame raamatupidamissüsteemist andmed andmelattu ja siis andmelaost Power BI-sse. Ja Power BI on siis üks visualiseerimistööriist, mis võimaldab nii raporteid luua kui ka siis neid pärast veebis jagada enda ettevõtte sees. Ja siis andmestiku puhul vaatame siis ka üle, et andmed oleksid kvaliteetsed, ehk siis näiteks vaatame üle, et mis on miinimum, maksimum, keskmised väärtused, et kas mõni müük näiteks on kuidagi valesti sisestatud ja on läinud üle meie seatud maksimumväärtuse, et siis me saame vaadata, et kõik numbrid ilusti õigesti sisse jookseksid. Või näiteks, et kui mõnel töötajal on nimi muutunud, et siis oleks ta sama nimega läbivalt selle uue nimega ka meil raportis sees. Ja seejärel siis liigume analüüsi juurde, mis praeguse näite puhul on selline lihtne kirjeldav analüüs, ehk me vaatame, kuidas siis eelarve täidetud on kliendiga haldurite kaupa, ehk me toome, ma pärast näitan ka, toome ühele visuaalile siis reaalsed müügitulemused ja selle, et mis on siis eelarve eesmärk. Ja lõpuks järelduseni me jõuamegi sellele, et kliendihalduritel on siis olemas vaade, kuidas nende eesmärkide täitmine edeneb ja saavad siis ka omavahel seal võrrelda, et kuidas siis teistel läheb ja siis tänu sellele ka hoida enda motivatsiooni kõrgel. Ja olen siin välja toonud ka andmemudeli, et ei oleks asi liiga lihtne, et siis andmemudeli puhul me räägime siis fakti- ja dimensioonitabelitest, kus siis faktitabelid on sellised sündmusepõhised tabelid ehk meie puhul siis müügid ja eelarve ja dimensioonitabelid on siis sellised kirjeldavad tabelid, kus siis on näiteks kliendi info, kuupäevade info, toote info, regiooni info ja müügiesindaja info. Ja sellisel kujul andmemudeli loomine siis aitab meid selles suhtes, et me hoiame vähem andmeid, et kui me kõik need andmed paneksime lihtsalt müügitabelisse, siis meil oleks näiteks mitu korda, et mis on kliendi nimi, mis on ta industry, mis on ta regioon, et kui meil on niimoodi fakti- ja dimensioonitabelitena, siis me tegelikult hoiame kokku ruumi, et meil on klienditabelis, on kõik siis kliendi kohta käivad kirjeldavad andmed ja me ei pea dubleerima neid müügitabelisse. Ja selline andmemudeldamine siis tavaliselt jälgib ka seda, kuidas raamatupidamissüsteemis andmed tabelites on. Et meil on müügiandmed ehk siis arvete andmed ja siis on klienditabel ja tootetabel ja regioonitabel on nagu eraldi tabelid ja samamoodi me siis toome need andmelattu. Ja praegusel juhul meil siis andmemudeli puhul on 2 faktitabelit, et on müügid ja eelarve ja siis eelarve on meil siis kuude kaupa ja müügiesindaja kaupa ja sellepärast liigubki siis eelarvetabelist müügiesindaja tabelisse nooleke ja kuupäevatabelisse ja siis need on siis omakorda müügitabeliga ühendatud ja tänu sellele me saame siis ülevaate, kuidas müügid ja eelarve omavahel võrdluses on, sest nad on
omavahel ühendatud. Jah, ja andmemudelis alati on siis kerge tuua juurde ka lisatabeleid, et kui midagi veel tekib, siis me saame lihtsalt tuua uue tabeli ja selle ühendada. Näiteks praegusel juhul meil võiks tekkida lisaks tootele toote kategooria tabel, siis me saaksime selle siia lisaks lihtsalt sisse tuua ja ühendada ära. Ja kui me räägime siis, milline see raport ise lõpuks välja võiks näha, siis siin on selline lihtne raport, kus meil on siis kõigepealt vaatame siis hetke kuud ja vaatame siis, et kuidas müügid versus eelarve on siis müügiesindajate kaupa. Ja siin on siis iga müügiesindaja kohta toodud välja graafik, kus on siis näha tema praegune müügitulemus ja siis kriips selle jaoks, mis on tema müügi eesmärk. Ja praegu me siis näeme, et ühel müügiesindajal on juba müügi eesmärk täidetud ja teistel veel on täitmata. Ja niimoodi siis nad saavad igapäevaselt jälgida, et kuidas neil läheb, et niimoodi kiiresti saavad visuaalselt ülevaate. Ja siis, kui nad tahavad täpsemalt näha, et kuidas nende müügid on olnud, siis meil on selline täpsem tabel siin, kus meil on siis müügid toodete kaupa, et see on selline risttabel, kus on siis müügid toodete kaupa ja müügiesindaja kaupa. Ehk siis iga müügiesindaja saab vaadata, et milliseid tooteid ja mis summas ta on müünud ja seda ka siis võrdluses teistega. Ja tänu sellele nad saavad siis täpse ülevaate, et kuidas neil seni on läinud, milliseid tooteid nad on müünud ja vastavalt sellele siis ka oma müügistrateegiat planeerida. Ja samamoodi saab siis ka juhtkond siit ülevaate, et kuidas meil praegu eelarve täitmine läheb. Ja muidugi pärisraportis meil on siis mitu lehte, et see on nagu üks näide, kus me vaatame müügiesindaja kaupa, aga siis me vaatame näiteks ka aastate lõikes, kuidas müügid kokku on olnud eelarvega võrreldes ja toodete kaupa ja regioonide kaupa, et saab nagu hästi detailseks minna. Ja mis Power BI ja Tableau puhul veel hea on see, et nad on siis interaktiivsed, ehk siis saab igasuguseid filtreid ka lisada, mida praegusel juhul mul siin demotud ei ole, aga mida me siis tavaliselt lisame erinevaid filtreid, näiteks siis ajafiltri. Ja kui nüüd siit näidisest edasi liikuda siis kompetentside juurde, siis olen siin toonud välja mõned põhilisemad ja keda siis huvitab täpsemalt, siis saab guugeldada sellist asja nagu Kutsekoja andmeanalüütiku kompetentsimudel, kus on siis minu arust 2 leheküljel toodud välja erinevad siis oskused ja teadmised, mis ühel andmeanalüütikul olla võiksid. Aga nagu ma eelnevalt olen maininud, siis andmeanalüütiku töö ei seisne siis ainult üksi arvuti taga pusimises, vaid on hästi palju vajalik siis koostöö teistega, et koostöö siis äripoolega, et aru saada, milliseid äriküsimusi meil on vaja vastata, mis on meie ärilised eesmärgid, kuhu me tahame jõuda ja milliseid andmeid siis nende eesmärkide saavutamiseks me saame koguda ja kuidas neile küsimustele vastata. Siis samamoodi koostöö tegelikult IT-osakonnaga, kes siis tavaliselt vastutab erinevate süsteemide eest, kuhu andmed kogutakse, et nendelt me saame siis andmete osas infot, et kuidas me täna andmeid kogume, mis süsteemid meil on, kuidas neile süsteemidele ligi pääseda. Ja siis muidugi koostöö teiste andmetiimi inimestega, ehk siis tavaliselt andmehalduritega, andmeinseneridega, mõnikord on ka selline roll nagu andmeanalüütika insener, kes teeb veel andmemudeleid ise, et siis selline koostöö andmetiimi sees ka, et kõik andmed õigesti liiguksid ja jõuaksid siis lõpuks äripoole kasutajateni. Siis oluline oskus on ka kriitiline mõtlemine, et kui me andmeid tõlgendame, siis hästi palju peab meil olema ka sellist ärilist taustateadmist ja kriitilist mõtlemist. Et üks selline sage näide, mis siin tuuakse, on näiteks seoste analüüs, kus siis seoste puhul saab erinevaid korrelatsioonigraafikuid teha ja näiteks üks korrelatsioon, mis on leitud, on see, et kui on rohkem uppumisi, siis on ka rohkem jäätiste müüke, aga sealt pealt me ei saa järeldada kunagi, et jäätiste müügid põhjustavad uppumisi, vaid me peame mõtlema kriitiliselt ja leidma üles, et mis on see ühine tunnus neil ja sellel puhul siis näiteks see, et soojema ilmaga lihtsalt inimesed ujuvad rohkem ja ostavad rohkem jäätist ja seetõttu ka uppumiste arv on soojema ilmaga ja kõrgema jäätiste müügiga kõrgem.
ja samamoodi siis äri puhul, et kui me näiteks teeme turundusanalüüsi, et siis me peame vaatama siis ka sisse, et lisaks nagu näiteks nendele allikatele, kust on tulnud, et milliseid reklaame me seal siis täpselt oleme näidanud, ehk siis andmed nagu räägivad osa loost, aga siis äri poole teadmine toob selle lõpliku järelduse ja otsused sinna juurde. Siis muidugi on oluline aru saama andmete põhimõistetest ja andmebaasidest, ehk siis näiteks millised on kvalitatiivsed andmed, millised on kvantitatiivsed andmed, mida tähendab andmekvaliteet, mida tähendab andmekaitse, mis on relatsiooniline andmebaas, et kõik sellised põhiteadmised. Ja seejärel jõuame juba selliste tehniliste pädevuste ehk tööriistaoskuste juurde, et oluline on mõnes andmebaasi päringu keeles osata andmebaasi päringuid kirjutada, kõige levinum siis on SQL, samuti siis mõni visualiseerimistöövahend või siis raporti ehitamise töövahend, mille tavalisteks näideteks on siis Excel, Power BI, Tableau ja samuti saab Pythoniga siis andmeid analüüsida ja visualiseerida. Ja need on siis sellised põhioskused, mis ma olen täna välja valinud, aga täpsemalt siis saate tõesti sealt kompetentsimudelist ka vaadata, et mis oskuseid veel oluliseks peatakse. Ja kõiki neid oskuseid me siis plaanime Vali andmetarkuse ümberõppeprogrammi kaudu arendada ja see on siis Vali IT-st välja kasvanud kursus, mis on siis selline 6-nädalane intensiivne õpe, kus me oleme siis Tallinnas kohapeal ja 3 nädalat me teeme siis erinevaid praktikumme erinevate siis äriliste ülesannete põhjal, kus me siis õpime erinevaid tööriistu kasutama, ehk siis SQL-i, Power BI-d ja Pythonit. Ja samas õpime ka siis andmepõhist otsustamist ja andmeloo jutustamist. Ja siis ülejäänud 3 nädalat on grupitöö siis reaalse äriprobleemi põhjal, kus siis saab juba sügavuti minna ühe probleemiga ja kõiki siis varem praktikumides harjutatud oskusi panna proovile ja selle põhjal siis endaga portfooliosse sellise projekti luua. Ja kui koolituse väljunditest rääkida, siis ongi seal saab siis alusteadmised andmetega töötamiseks, ehk siis, et kuidas me üldse andmeprobleeme püstitame, millist protsessi me jälgime, kuidas me andmeid korrektselt visualiseerime, kuidas me tunneme ära andmetega manipuleerimise, kuidas siis tõesti andmete põhjal ka järeldusi teha, vaatame ka statistilisi analüüse natukene, näiteks regressioonimudelit ja T-testi. Siis samuti teeme seda kõike siis praktikumi kaudu, ehk siis päriselt tööturult vajalike töövahendite õppimise kaudu. Alustame siis Power BI-ga, edasi liigume SQL-i juurde ja siis Pythoni juurde. Ja kõigis nendes töövahenditest siis kindlasti eksperttasemele ei jõua, aga saab siis põhiteadmised ja piisavalt teadmisi, et siis alustava andmeanalüütikuna oma tööd. Ja nagu juba mainisin, siis grupitööna siis valmib terviklik andmeanalüüsi projekt, mille saab siis panna oma portfooliosse. Ja portfoolio all ma mõtlen siin siis veebipõhist lehte, mille jaoks me oleme siis valinud välja GitHubi, kus siis GitHubist saab näidata oma siis andmeanalüüsi tulemusi ja kogu metodoloogiat kirjeldada ja selle põhjal siis näidata tulevastele tööandjatele, et ahaa, ma midagi juba olen teinud ja midagi juba oskan ja kuidas ma siis mõtlen siis andmepõhiselt, et hästi oluline lisaks sellele, et me oskame siis erinevaid töövahendeid kasutada, ongi see oskus mõelda siis andmeanalüütika protsessist lähtuvalt ja metodoloogiliselt siis ära tuua kõik need sammud, mida me vaatasime, et ei piisa ainult sellest, et me kirjutame ilusa SQL-i koodi, vaid me peame siis näitama, et milleks see päriselt kasulik on ja mis järeldusi ja otsuseid me päriselt selle info põhjal teha saame. Ja lisaks on meil siis ümberõppeprogrammis karjäärimoodul, kus me aitame siis paika panna edasise karjääriplaani, kus me siis vaatame läbi, et millised siis on erinevad andmetega seotud rollid tööturul
ja siis saate juba ise otsustada, et millistesse ettevõtetesse sooviksite kandideerida ja meie siis aitame siin LinkedIni loomisel, CV loomisel, motivatsioonikirja koostamisel, et selline siis karjääri osa on ka sees. Ja kui rääkida siis sellest, et mida me siis koolituse käigus sisuliselt läbime, siis me alustame analüüsiprotsessist ehk siis sellest, et kuidas me analüüsi teeme, miks me seda niimoodi teeme. Alustame kohe esimesel päeval ka konkreetse näitega, mis siis jälgib seda analüüsiprotsessi ja kus me hakkame reaalselt kohe siis visuaale looma ja andmeküsimustele vastama. Seejärel me liigume selleni, et kuidas häid uurimisprobleeme püstitada, et tihti äri pool tuleb selliste laialivalguvate küsimustega, et siis me vaatame, et kuidas sealt saada sellised küsimused, millele saab andmetega vastata. Siis me räägime täpsemalt, et kuidas siis andmeid koguda, mis on erinevad võimalused andmete saamiseks, mis andmeid ettevõttes sees tehakse, mis andmeid saab teiste organisatsioonide käest, millised on avaandmed, mida saab kasutada. Siis räägime andmekvaliteedi kontrollidest ehk siis sellest, et kuidas andmeid puhastada, kuidas testida, et andmed on korrektsed, et me pärast, kui me otsuseid teeme, et meil kindlasti oleksid põhiliseks siis korrektsetel andmetel tehtud otsused. Siis vaatame juba täpsemalt andmemudeli loomist ehk siis seda, et kuidas luua fakti- ja dimensioonitabeleid, kuidas ärisõnastikust jõuda andmesõnastikuni ja andmesõnastikust siis andmemudelini ja kuidas seda andmemudelit siis ka visualiseerida niimoodi, et on ka teistele arusaadav, et milliseid andmeid me kogume ja kuidas need omavahel seotud on. Ja kui andmemudel on loodud, siis liigume juba andmete visualiseerimise juurde, kus me siis jälle teeme praktilisi harjutusi erinevate äriküsimustele vastamiseks, aga räägime ka siis andmete visualiseerimise parimatest praktikatest, ehk siis näiteks ka sellest, et kuidas arvestada sellega, et paljudel inimestel on näiteks värvipimedus, et kuidas siis teha oma visuaalid niimoodi, et ka need inimesed, kellel on värvipimedus, saaksid näiteks nendest visuaalidest abi ja aru. Kui me oleme kirjeldava statistika ära teinud, siis me jõuame andmeloo jutustamise juurde, ehk siis selle juurde, et kui meil on põhilised järeldused, et kuidas siis kõige paremini erinevatele publikumidele neid järeldusi serveerida, kuidas siis luua esitlusi, mis päriselt panevad inimesi mõtlema ja tegutsema ja kuidas siis andmeloo jutustamise puhul siis ka vältida seda, et me kuidagi valeinfot annaksime või kuidagi valesti andmeid laseksime tõlgendada, vaid et kuidas me siis väga konkreetselt juba toome välja, et millised andmed olid, kust need tulid ja mida nende põhjal võib järeldada ja mida ei või. Ja siis, kui me oleme selle protsessi Power BI-s läbinud, siis me liigume andmebaasidega töötamise juurde ehk siis SQL päringute juurde ja ka andmebaasidest teoreetiliselt räägime, et mis need on ja kuidas neid üles ehitada. Siis räägime andmekaitsest, mis on tänapäeval väga oluline, et me töötleksime ainult andmeid, mida me võime töödelda, ehk siis mida me oleme kogunud selle eesmärgiga, milleks me seda töötlust tahame kasutada. Ja siis lõpuks jõuame ka tehisaru võimalusteni, ehk siis selleni, et kuidas me saame näiteks vestlusroboteid kasutada selleks, et eelnevat protsessi teha kiiremaks ja efektiivsemaks ja ka lihtsalt mõtteid põrgatada. Ja miks me oleme selle tehisaru siia lõppu jätnud, on sellepärast, et me tahame, et enne oleksid mingid baasteadmised endal olemas, et siis tehisaru vastutustesse ka oleks võimalik kriitiliselt suhtuda ja siis just seda kriitilise mõtlemise poolt siin ka arendada, et tehisaru alati ei räägi meile tõtt, et siis me oskaksime ka hinnata, kas see, mis tehisaru on meile nüüd öelnud ja teinud, kas see vastab tegelikkusele. Ja kui kõik need sammud on praktikumide käigus läbitud, siis me jõuame grupitööni, kus me siis andmeanalüütika protsessist lähtuvalt läbime kõik need sammud uuesti, aga siis juba konkreetse äriprobleemiga ja grupis iseseisvalt töötades. Ja grupitöö siis ka toimub samamoodi klassiruumis ja siis lektor on alati olemas, et toetada, kui mingeid küsimusi tekib, et grupitöö puhul ka siis ei jäta teid üksi,
vaid saate kogu aeg küsimusi küsida, mõtteid põrgatada ja abi saada. Ja siis grupitöö meil lõpeb sellise esitlusega ja esimese grupi puhul on see esitlus siis Tallinn Data Week raames, kus me siis kutsume ka erinevad tööandjad neid grupitöö esitlusi kuulama, et saate siis kohe näidata oma tehtud tööd ka võimalikele potentsiaalsetele tööandjatele. Ja kui rääkida siis koolitusele registreerumisest ja koolituse algusest, siis esimene koolitus hakkab juba 25. augustil ja kestab 3. oktoobrini ehk siis 6 nädalat, nagu ma varem juba ka ütlesin. Ja registreerumine on praegu avatud. Saate minna valiit.ee või siis sellesama QR-koodi siit skännida ja seal meil on siis selline osaleja taotluse vorm, kuhu saate siis jätta oma kontaktid ja natukene siis uurime ka, et miks te seal koolitusel soovite osaleda ja milline on teie varasem taust. Ja kindlasti, kui teil selle koolituse vastu huvi on, siis julgelt täitke see taotlus ära ja siis me võtame teiega juba omalt poolt ühendust järgmiste sammude osas. Ja muidugi, kui on täiendavaid küsimusi, siis sealt Vali IT lehelt leiab ka meie meili, kuhu saab kirjutada või siis võib ka minu meilile kirjutada ja küsimusi saata. Ja tänase ettekande osas ongi praegu kõik, et siis hea meelega vaatan, kas on ka küsimusi, et saame need siis ka ära vastata. Et kui küsimusi on, siis võib need chati panna. Tundub, et siis praegu küsimusi ei ole, et nagu ma ütlesin, siis rohkem infot leiab valiit.ee lehelt ja sealt siis leiate ka kontaktid, kellega saab ühendust võtta, kui mingeid küsimusi on. Ja võib siis ka just info@valiit.ee kirjutada või siis ka otse mulle kirjutada. Ja mina tänan tähelepanu eest ja soovin teile ilusat jätkuvat pärastlõunat.